kui ma nüüd laias laastus võtan kõiki neid 27 nime, siis tegelikult nad jagunesid üsna võrdselt kahte seltskonda, saidki mul siia kahe pingi peale pandud ja rääkida, et üks seltskond oli selline, kes on väga tugevasti seda oma Võru päritolu või Võru identiteeti või Võru keelt on kõigile teada andnud ja oma raamatutesse ka kirjutanud. Ja teine on selline seltskond, kes on kõigepealt tuntud kui Eesti kirjanikud, aga kui hakata nende elu uurima, siis nad on Võrumaaga kuidagiviisi oma elu jooksul seotud olnud ja kuidagiviisi, ehkki mitte küll alati otse, selle ka oma raamatutesse sisse kirjutanud. Aga hoopis eraldi jäi selline mees nagu Friedrich Reinhold Kreutzwald, kes ju suurema osa oma elust elas Võru linnas. Ja mingil ajal ma äkki märkasin, et kui ma loen kontra just nimelt luuletusi eelkõige, siis loen ja äkki saan aru, et ma mitte ei loe neid silmadega, vaid et ma justkui oma vaimukõrvas kuulen, kuidas kontra neid esitab. Et kuulen nagu tema hääle kõla ja seda rütmi, kuidas tema neid loeks. Võib-olla ma ei olegi kuulnud seda lugu just nimelt tema esituses, aga ma lihtsalt kujutan seda ette. Ja huvitav küll, et see lugu ärkab kuidagi hoopis teistmoodi elule. Ja ma tuleti nüüd meelde, pann see kirja siia. See luuletus on mingil moel nagu Milvipangaga seotu, kus ta on seotud kuuleti luuletuse käigul. Naabriküla onu Aksel tabas mind kord pangamaksel, piilus üle minu õla, kuis ma panka tasun võla. Kuigi puudus rahakrabin, siiski Aksel uudishimust, teada sai, et nibin-nabin pangaarve ei saanud miinust. Ja eks Aksel ole harjunud, et peab kõike võimendama, vaja leida sobiv varjund, nüüdki hakkas õiendama. Naine õmbleb riided heinast, lapsed söövad kodus pilvi, võiksid raha võtta seinast, aga kõik saab pangamilvi. Ja teate, uskuge mind, pangamilvi on selle täiesti ära teeninud ka. Autor Tanel Kalm. Ükskord tahtsin Merona hindele maja ehitada. Käib Eestimaad piten ja otse kotost. Tulmis Setomaale, nakkas pääle. Kõige õnnetakse hindale puust majakaitsja, kes tuu majja õnne ja on hüve plaani. Nimes pandse Pekko. Sõs läts mõtsa pedäjaid lõikama, a pedäja naksi pallama. Kulla miis, jäta meid ellu. Kui nii tiid, siis mi massame häste. Mehel läts söö halles ja jät puu ellu. Läts suure muruga koduplatsi peale tagasi ja heides lakku taiva alla magama. Tere, te kanged ja vägevad, kes te vihma ei karda ja siin truuvis te istute. Eks ta nüüd üks temp ole küll, et Tallinna juurtega Võrumaa kirjanikust tuleb rääkima keegi Läänemaalt. Aga nii ta on. Edgar Valter, kuidas temast sai lastekirjanik ja kuidas tema looming kõlab üldises Eesti lastekirjanduse pildis, et ju see natukene siis moo teema on. Valterist võiks rääkida väga pikalt ja väga palju, aga piirdun selle kirjaniku teemaga. Samas, kui ma hakkasin temast kui kirjanikust mõtlema, siis ma kuulsin sellist vaikset tasast koputust ja illustraator Valter poetas ennast ikkagi ukse vahelt sisse, sättis ennast pingikese peale istuma ja ei lasknud mul sugugi ära unustada, et tegelikult on ta üks ülimalt hea joonistaja ja kirjanik Valteri ja kunstnik Valter on teineteist kahtlemata toetanud. Edgar Valterit me teame kui Poku isa ja teame teda sellise looduse ilmavaatega, looduse usku mehena. Tegelikult on tema looduse vaatamine natukene linnamehe moodi vaatamine küll. Vaadake, maainimene, kes iga päev künnab ja külvab ja niidab ja peenra vahel toimetab, ta võib-olla ei märkagi imestada ja imetleda. Aga Valter tuli ja vaatas ja vähe sellest, et vaatas, nägi. Ja kõike seda, mida ta siis nägi, tahtis ta ka lastele edasi rääkida. Tema üsna viimases otsas kõneldud jupikene kulub siin nüüd ette lugeda.
Kui ennast võrrelda vana puuga, kes on näinud palju aastaaegu, siis võiks arvata, et küllap temasse on kogunenud nii mõndagi, mida tasuks väikestele võsudele jutustada. Natuke lõbusamat, natuke tõsisemat, kui aga kuulata soovitakse. Praegu on aga käes santi sorti aeg, kus vana puu ei seisa korralikult püstigi. Ja nii ma vaatan pika pilguga arstide poole, kas nad oskavad mind üles turgutada. Ega see kerge ole. Lamasin küll vaguralt tilgutite all ja neelan nüüd hea hulga igat sorti tabletikesi. Nii et mul on pausi koht, ooteaeg. Võib-olla jõuan veel nii kirjutamise kui joonistamiseni. Loota tuleb ikka. Ja siis võib-olla alustakski siis nendest ootustest ja lootustest, et mida ühest raamatust tahta. Olen nüüd lastele kirjutanud ju päris mitu raamatut ja erinevas vanuses lastele ja võtan nüüd suu täis küll ja ütlen, et enda kui kirjaniku seisukohast minul peab ka lõbus olema. Et ma tahan kirjutada niisugusi jutte, mille kirjutamist ma ise ka naudin. See on siis väiksemate laste puhul ma pean nagu ise ka saama nalja ja üllatusi ja kõike seda muud. Ja kui suurematest lastest ja teismelistest rääkides, siis ma pean päris ausalt ütlema, et neile kirjutamine on mul aidanud iseendagi jaoks mõned maailma asjad märksa selgemaks mõelda. Õnneks on tänapäeval arenenud niisugune huvitav teadus, nagu on arengu ja lastepsühholoogia, tänu millele me kõiki neid asju teame. Ja ühtlasi tähendab see seda, et lastekirjanik peab selle kõigega arvestama. Tähendab, et esiteks tuleb väga kindlalt näha oma vaimusilmas seda sihtgruppi, seda vanust, kellele sa kirjutad. Kas sa kirjutad 8-aastastele või 12-aastastele või 3-aastastele. Tuleb ennast mõelda justkui selle vanuse lapse naha sisse ja vaadata maailma tema silmade läbi. Tuleb teada, millele selles eas mõeldakse ja millega oma pead vaevatakse. Mis selles eas lapsi huvitab. Vähe sellest, tuleb teada, kuidas selles eas lapsed räägivad ja käituvad. Sellepärast, et ometigi raamatus peavad tegelased ju pakkuma mingisugust äratundmisrõõmu, et oht on täpselt nii nagu mina. Või et mina teeksin ka selles olukorras. Ja üks tähtsa saane rubriik või valdkond, ütleme siis niimoodi, on võrokeeline Latsi A-kirjandus, mis on esindet võra tähekese nummerdega. Tähekene on ju kõigile tuntu ja teeda A-kiri, mis on 1960. aastast vast peale juba ilmunu Eestin. Ja aastal 2004 oli tähekese päätoimetaja Ilona Martsonile pähe tulnusane hää mõte, et tiissüüte paralleelnumbre eesti keeletsega samal aal võrokeelitse tähekese. Mõte tal oli, võtse Viimaja inimestega, Võro instituudi inimestega ühendust ja Astre Mariko Haarsenigu mõttest kinni ja siis põhimõtteliselt siis Mariko ja Ilona iistvõtmisel saivanud tähekese edimine täheke tettus, siis kuna tu võeti hästi vastav, tetti ka tõne täheke ja mille poolest on nagu tähelepanu väärne on. Võromaa Latsile muidugi miildus, et neide keelena on nendele ajakiri, aga tõne tähtsa moment seal mannom, et ka eesti keelitsede tähekesse tuli nagu autoreid manu, et püüti siis tullele võro keele tähekese numbri aigu ilmuvale tähekesele ka rohkem Võromaa või Lõuna-Eesti A-kirjanikke üten haarda ja kunstnikke. Nii et tuuvõrra on ka rikkambas saanu eestikeeline tähek, et Ilona Martson päätoimetajana löödi vahtseid kirjotajaid, vahtseid kunstnikke ja lapsed saava rohkem teeda migandi inimestest, elust ja ka migandi lapse oma päsenu tähekest oma lugudega rohkem. Jah, aitüma siis kõik kulle ja kõik ettekandja, et tulliti ja avitati nagu tämpätse päeva ja tämpätse ilma ilusambast ette. See on siis tämpätses kõik. Ma ei tea, kohtumi kunagi jälki siin saman. Praegust veel ei tea, mis asjaoludel, aga kindla peale.